kaitseminister Jüri Luik. Volvo andis Eesti kaitseväele üle 9 raskeveokit erinevate atribuutide veoks. Need on uhiuued masinad, aga mida meil veel oleks vaja? Midagi sellist, mis oleks just logistikatoe elemendid? No tegelikult praegu on siin 9 masinat, aga kõik kokku me saame Volvolt 40 masinat. Nii et iseenesest see on ikkagi päris muljetavaldav veovõime Eesti kaitseväe jaoks. Loomulikult Eesti kaitseväe veokite baas on suhteliselt vana. Meil on tegelikult väga palju kasutuses vanemat tüüpi masinaid, millede puhul remont on tihtipeale kallim kui uue masina ostmine. Nii et ma usun see suund, mille me nüüd oleme võtnud, hankida uusi masinaid, aga spetsiifilisi masinaid, mis suudavad maastikul hästi vastu panna ja mis on multifunktsionaalsed. Ehk siis siia peale võib tõsta konteineri, siia võib tõsta spetsiaalsed laskemoona konteinerid, naftatsisterni, mingi kütusetsisterni. Ta on tõepoolest niisuguse väikse riigi jaoks väga mugav töövahend. Need lähevad nüüd kaitseväele. Kas kunagi midagi Kaitseliidule ka jätkuks? No Kaitseliidul on ka ju muidugi kõik võimalikku uut tehnikat, aga no, mis puudutab uut tehnikat, siis meie tava on, ütleme see, et kõige uuem tehnika läheb meie kiirreageerimisstruktuuridele. Ja siis loomulikult me proovime varustada kas siis olemasoleva tehnikaga või ka midagi juurde osta ka Kaitseliitu. Aga no fakt on see, et Kaitseliidu tehniline varustatus on kindlasti halvem kui kaitseväe tehniline varustatus. Mõnes mõttes on see ka paratamatus, aga teisest küljest tuleb ka arvestada, et suur osa Kaitseliidust ju kuulub kaitseväe struktuuri. Nii et kui me räägime õppustest või kui me räägime kunagi reaalsest lahingtegevusest, siis kaitseliitlased on täpselt võrdsed teiste kaitseväelastega nende tehniliste lahenduste kasutamist. Mis sorti tehnikat nüüd järgmisena hangitakse? Sellist, mis liigitub logistika valdkonda? Me tegelikult jätkame oma veokipargi väljavahetamist, aga täpselt mis tüüpi masinatega, seda on veel praegu vara öelda. Iga sellise masinate ostu puhul tehakse eraldi riigihange ja kõik saavad pakkuda ja siis me valime parima välja. Muidugi kvaliteedi ja hinnasuhe on siin samuti meile ülimalt oluline. Kuidas need 40 masinat üle Eesti jagunevad, et meil siin on erinevates piirkondades? No praegu on ikkagi niimoodi, et need lähevad praegu logistikapataljoni käsutusse ja siis nemad juba vastavalt otsustavad, millistes Eesti väeosades on neid rohkem vaja. Jutt on siis ju põhimõtteliselt meie 2 operatiivbrigaadi ülalpidamisest. Kindlasti on 2. brigaadi tehniline baas nõrgem kui 1. brigaadi tehniline baas. Et ma usun, seda ka arvestatakse masinate jaotamisel, aga põhiliselt see on ikkagi juba spetsialistide otsustada. Kuulge, praegu on selline keeruline aeg, et täpselt ei saa aru, mis saab riigieelarvest ja mitte ainult Eesti riigieelarvest, eks ole? Tõsi ta on. Kas see võib nüüd olla üks viimasemaid oste, mis Eesti kaitsevägi saab siin lähemate aastate jooksul? Või no ma tean automaadi hange, siin laskemoonad ja kõik selline asi. Aga kas võib tekkida mingi tõrge? No ma siiski loodan, et kuna meid ümbritsev julgeolekuolukord ei ole muutunud, et selles mõttes ei ole see COVID-viirus ju mingisuguseid positiivseid muudatusi esile kutsunud, et siis meie kaitseväe niisugune rahaline kulutus ikkagi säilib võimalikult sellisel tasemel, nagu ta praegu on. Kas täpselt sellisel tasemel või mõnevõrra väiksemana, seda on praegu raske öelda, sest need läbirääkimised algavad alles kuskil septembrikuus. Ja kuidas tundub praegune meeleolu on milline? No eks see väga palju hakkab sõltuma varasügisesest majandusprognoosist, sest see on kindlasti täpsem kui nüüd oli kevadine prognoos ja selle järgi siis hakatakse ka vaatama, kust lõigata ja mida lõigata. Ja samal ajal muidugi, nagu me teame, riik on tegelikult ka investeerinud kõvasti raha majandusse. Nii et küsimus ei ole siin ainult lõikamises. Küsimus on ka selles, et tegelikult riik paneb praegu päris palju raha erinevatesse majandussektoritesse.
jutt sellest, et avalikku sektorit peaks hakkama kokku tõmbama, kas see puudutab ka Kaitseväge ja Kaitseliitu, seda nii-öelda palgalist osa? No mina sellist võimalust praegu ei näe, et Kaitseväe ja Kaitseliidu puhul need numbrid, mis meil on tegelikult isegi veel väikesed, et näiteks tegevteenistujate arvu, Kaitseväe tegevohvitserkonna arvu peame suurendama. Ma ei usu, et see kuidagi mõjutaks meie personali. Aitäh!